Kõige rohkem pöördutakse õigusabikulude kindlustuse juristide poole töövaidlustega, mis on tegelikult üllatav, sest Eestis me tahaks uskuda, et meil on nagu selline hea keskkond, tööandjad, töötajad saavad omavahel hästi läbi, kuid see alati nii ei ole, jäetakse maksmata lõpparveid, lõpetatakse töölepinguid ebaseaduslikult, nõutakse töötajalt hiljem mingit väidetavat kahjuhüvitist ja neid olukordi võib ette tulla ka neil, kes arvavad, et neil on väga hea töösuhe, iial ei tea, kuidas see läheb. Lisaks hästi palju on tarbimisõigusega seotud vaidlusi. Vaidluse mõne kaupmehega, garantiilise kauba üle, mõne teenusepakkujaga, kes on teenust halvasti teinud, ei ole nõus seda uuesti tegema. Jälle see ampluaa ja valik võib olla väga lai. Lisaks võib öelda veel, et keerulistel aegadel, nagu praegu on, ütleme see koroonaperiood, on õiguslike vaidluste arv meil kasvanud ligi 70%, sest keerulistel aegadel on kõigil küüned enda poole. Keegi ei taha hüvitada mingit kahju, mida ta on põhjustanud ja teistpidi kõik, kellel on midagi saada, üritavad seda ka kätte saada. Kõige uskumatumad inimeste jaoks on tavaliselt need, kui mitte nemad ei taha kelletki nõuda, vaid neilt hakatakse ebaõiglaselt nõudma. Ehk osad inimesed väidavad, et ma ei nõua kunagi kelleltki midagi, ma loen lepingut läbi, ma ei rikku seadust, ma ei vaidle, aga me ei tea seda hetke, millal minu käest hakatakse nõudma. Ja sellised klassikalisemad olukorrad, kus ootamatult nõutakse, on näiteks igasugu ostu-müügilepingu järgsed vaidlused. Müüd oma kinnisvara maha, ostja hakkab nõudma varjatud puudusi, sama asi võib sõidukitega olla. Samuti on üllatavaid vaidlusi olnud, kui inimeselt hakkab näiteks alumise korteri kindlustusselts nõudma tekitatud kahju hüvitamist, kus juures inimene teab, et tema korteris pole mingit kahju allapoole tekkinud. Et just sellised minult ootamatult nõudmised on need kõige üllatavamad inimeste jaoks tavaliselt.